tere, head külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Mina olen Heidi. Ja Heidi, sina tulid selle idee peale, sina räägi, miks me täna oleme kogunenud siia pühalikult laupäevasel päeval. Me oleme täna kogunenud siia selleks, et enne selle hooaja Tondiahi viimase locationi episoode vaadata korraks tagasi ja võib-olla natukene ka edasi siis tervele sellele hooajale, sest see on olnud effing insane. See on olnud päris eepiline hooaeg tõepoolest ja ma ise mõtlesin ka sellele, et ma arvan, et selle saate lõpus võiks näidata ühte kõige weirdimat, veidramat, rajumat asja, mida me oleme füüsilisel kujul, silmaga nähtaval kujul kaamerasse püüdnud, mis tuleb viimase asupaiga esimeses osas. Teises, okei. Nii et selle klipi me paneme siia lõppu, nii et siis ärge veel üle hüpake, kuulake meie jutte. Ärge lõppu minge kohe. Ärge kohe lõppu minge, jah. Aga alustame siis algusest. Hooaeg algas meil Pärnu vanglas, põgenemistoad on seal praegu, Pärnu põgenemistoad, jällegi suur tänu neile ja ma loodan, et nii mõnigi teist on sinna nüüd põgenema ka jõudnud, et meie jälgedes kuulda, otsida, aga põgenemistoa hetkes olles on tõenäoliselt väga raske samal ajal ka Tondiahi vaibis olla, ma arvan. Et selleks, et seda koguda, et seda kogeda, mida meie kogesime, selleks peab ikka maja täitsa tühi olema ja sul kõrvad kikkis, aga isegi meil, kellel meil olid kõrvad kikkis, me kuulsime ainult murdosa sellest, mis oli kõige kriipim tõend, mis me sealt saime. Ehk siis me tegime kõnekatset ja meie kuulsime vist ühte koputust. Üks asi oli, mida me kuulsime, aga tegelikult, mis seal siis tegelikult toimus? Seal oli nagu mingi pagana võidujooks või mingisugune, ma ei tea, mis asi, maratoni joosti seal vangla koridoris. Ja, et esimesel kuulamisel mulle tundus, et see oli nagu samas toas, et keegi tegi nagu pärast seda, kui me pakkusime suitsu või küsisime, kas keegi suitsu tahab, et keegi tegi nagu põmm, aga siis, kui ma kuulasin kõrvaklappidega veel hoolikamalt üles, ma sain aru, et see tuli koridorist ja samas koridori pandud staatiline kaamera ei korjanud seda ülesse. Nii et see oli väga kummaline, aga väga hirmutav ja väga täpne vastus sellele küsimusele just, et see oli see, mis tegi selle veel nagu eriti magusaks, ma juba tulen. Jah, et kui ikkagi suitsu pakutakse, siis loomulikult ma jooksin kohale. Nii et me hiljem ka jätsime sinna sigarette neile sõpruse märgiks, nii et loodetavasti, me pole küll kuulnud tüdrukutelt tagasi, et seal oleks kuidagi hullemaks läinud. Et loodetavasti me suutsime need 11 või 12 hinge, kes väitsid, et seal siis on, niimoodi sõbralikult meelestada. Aga mis kõige jubedam oli sinu jaoks seal koha peal? Seal koha peal oli minu jaoks soolokatse kõige õudsem, sellepärast et ma panin silmad kinni ja siis ma hakkasin tajuma, et minuga on siin ruumis veel mitu hinge või kedagi, nagu ma täitsa nagu tundsin ja tunnetasin, ma ei oska seda tunnet isegi kirjeldada. Et keegi justkui seisis mu ees, see on see tunne, mida nad räägivad, et sa saad aru, kui keegi sind vaatab, et kuidagi nagu, aga ma ise tegin endale selle, keegi käski mul silmi kinni panna. Aga jah, et ma isegi ei suuda nagu ennast sellest tundesse tagasi viia, et kui ma seda klippi nagu vaatasin ja toimetasin ja monteerisin, siis mul oli täiesti meelest läinud, et ma olin täiesti niimoodi nagu külmunud kinni sellesse hetke, et ma ei julgenud isegi jalgu maha panna, et mul oli täiesti see meelest läinud, et see oli täiesti kreepsus seal nagu, kui me tulime tagasi sisse, siis sa olid nagu täiesti off nagu. Jaa, aga mis sinu jaoks oli? Mul oli ka soolokatse ja mul oli nagu sellepärast, et esiteks see oli meie esimene soolokas minu meelest ju. Ma arvan ka, jah. Ja seal oli, mina tegin Spirit Boxi ja ma mäletan nii hästi seda, ma istusin seal üksi, ma vaatasin kogu aeg kella, sest ma ei suutnud ära oodata, millal see aeg läbi saab. Nii et silmad mul kinni ei olnud. Sa oled täitsa pöörane, silma ka kinni panid. Ja ma mäletan seda, et ma kogu aeg kuulsin,
et mingid mehed räägivad seal Spirit Boxis nagu, kogu aeg tuli midagi läbi nagu ja ma ei saanud koha peal aru, mis see on ja see ajas mind nii kettasse, sest et ma ei teadnud, kas sealt tuleb midagi okeid, kas sealt tuleb midagi, mis ütleb mulle, ma ei tea, kebi minema siit, onju, või taha sind siia, ma ei tea, ma kohe panen sulle küünarnukiga vastu pead või noh, mis iganes, onju. Et ma ei saanud aru koha peal, mis nad ütlesid ja see ajas mind nii närvi ja siis istud seal, vaatad kella, kuuled, vennad räägivad sinuga kogu aeg midagi ja siis nagu see ajas mind hulluks reaalselt, noh. aga nad rääkisid, on ju, lõpuks, kui ma üle kuulasin, nad rääkisid sinu kohta, et umbes, et siin on tütarlaps, et ärme nüüd ta kiusa või midagi sellist oli, on ju. Et see oli nii crazy. Veel see piiblivärk ka. ja see oli ka üks väga hull teema, sest et meil ei olnud heli sellel kaameral, millega mina väljas olin samal ajal, kui sina olid sees ja väljas olles ma siis ütlesin, et palun ütle siis Spiritboxi kaudu midagi, mis seal põgenemistoas on. Ja siis noh, kuna meil ei olnud seda heli, me ei saanud päriselt kokku viia, et kas see oli nagu päris otsene vastus, aga igal juhul see piibel tuli läbi. Ja see oli niimoodi, et ka see põgenemistoa tüdruk oli nagu mingi, et silmad olid suured, et jaa, meil oli piibel siin kunagi oli vihjeks, mille abil läbi käia. Ja see piibel tuli nagu hästi konkreetselt läbi, et see oli üks nendest vähestest asjadest, mida ma kohe sain aru, et ta ütles piibel, on ju. Et see oli hästi selgelt nagu. Me oleme mitu korda seda rääkinud ka nii seal võtetel olles kui ka minu meelest saadetes, et see on selle tondijahi juures, ja seda on ka rääginud teised paranormaalsuse uurijad, et kõige kriipim on tegelikult monteerimine. Kui sa oled seal koha peal, jah, kui sind keegi nagu füüsiliselt puudutab või sa päriselt silmaga midagi näed või kõrvaga kuuled, on üks asi, aga nii palju on seda, mida me selles hetkes ära ei registreeri või isegi ei kuule, sest me oleme teistes kohtades. Ja siis hiljem materjali läbi vaadates, eriti Spiritboxiga on see, et siis sa saad aru, sa saad aeglustada, valjemaks panna ja siis sa kuuled ja siis on see, et nagu fuck, oleks ma sellel hetkel teadnud. See on põhimõtteliselt peaaegu iga kord nagu monteerides. Ja noh, Spiritbox on jätkuvalt minu lemmik masin. Mind väga üllatab, et me ei ole saanud REM-poodiga midagi, arvestades, kui aktiivne see on teistel uurijatel. Nüüd mul on, äkki ongi nüüd õige hetk seda näidata, mis mul nüüd on. See on nii lahe asi. Nii, ma käisin sellel nüüd järel ja see on siis selline vidin. Ta on praegu välja lülitatud, kui ma ta sisse lülitan. Vaata, nii. Noh. Siis ta kalibreerib ennast sellise plänniga ja ma ei tea, siin on küll mingid andurid minu puutumise peale või millegi peale ta ei reageeri. Küll muidugi saab füüsiliselt teha seda. Aga nagu ma vaatasin just seda Project Fear'i, kus nad nüüd oli see linn, ütle nüüd. Gettysburg. Jaa, see episood, mis eile õhtul tuli. Mul ei, hakkasime salvestama, mul oli viimased 8 minutit veel vaadata, aga nagu nad võtsid seal ka kasutusele selle sama asja. See läheb hulluks seal nagu reaalselt, see oli crazy. Ja mina nägin seda esimest korda vist Ghost Filesis, kui Ryan võttis selle välja. Ei mäleta, mis see asupaik oli, aga see endis ka väga häid tulemusi neil, et noh, mu laps muidugi küll ütles, et kas see ei ole minu väga skeptik laps, ma pean mainima, et kas see ei ole nagu kummitustele nagu liiga suur töö, et nad peavad füüsiliselt see nupu nagu alla lööma, aga siin on ikkagi mingid andurid sees, mis lihtsalt nagu selle, ma arvan, et see on see elektromagnet, mitte nagu see, mis on REM-poodil. Ühesõnaga, ma ei tea, kuidas see tehnoloogia töötab, aga ma ei pea seda teadma, peaasi, et meil töötab, seda ma tahaks täiega proovida. Ja õnneks meil on järgmises hooajas päris mitu ägedat kohta, kuhu minna ja katsetada ja loodame, et see siis annab paremaid tulemusi kui REM-pood. Aga kas liigume järgmise asupaiga juurde? Liigume järgmise juurde ja järgmine oli Vello, issand ju. Vello sõber on siin kõrval voodi peal praegu pikutab see krae ümber koela. See on nüüd esimene koht, kust Heidi on kaasa võtnud endale pikkadeks aastateks kastlase.
jaa. et Vello juures oli väga palju erakordset, see oli tegelikult see ei olnud esimene elupaik, sest et korter 13, millega me alustasime, oli ju ka korter ja elupaik, aga see oli reaalselt esimene koht, kuhu siis kuulaja meid kutsus ja oli nagu päriselt nagu väga hädas Velloga, kes teda varvastest näpistab ja tekki peale paneb, kui ta tahab, et jalad oleks väljas, sest mammaga on ka jalad teki alt väljas, nii mõnusam. Ja seal oli üks tuba, kuhu pere keeldus minemast, kuhu me muidugi siis läksime, sest et muidugi. Ja seal oli, minu jaoks oli tegelikult kõige creepim osa see, kui ma pidin viima trailga või selle rajakaamera sinna pööningu alla, kus oli ka see uks oli, ma küsisin, mis siin taga on, pere ütles, ma ei tea, ma ei käi siin üldse nagu. Ja siis ma tegin selle pööningukse lahti ja siis see tunne, mis seal oli, see oli vastik, see oli tõsiselt vastik. Ja siis, et lihtsalt sinna sisse astuda ja veel sättida see kaamera paika, meil on võtted veel alanud, see oli nii ebameeldiv. Ja kaamera lõpetas ka töötamise pärast seda, ta võttis meil ainult ühe korra, kui me korraks võtete ajal sinna sisse piilusime ja pärast seda oli pimedus. Et noh, meil neid tehnilisi erroreid juhtub päris palju, aga minu jaoks oli see päris õudne ja muidugi pärast monteerides see, kui me küsisime, et kas me nüüd lähme sinna tuppa ja siis tuli, et tulge, ootan. Ja siis oli veel mingi mehe all, mida sina selles hetkes ka kuulsid. Mina ei kuulnud, pärast monteerimises kuulsin, aga ma ei mäleta praegu, mis ta ütles. Ma ei mäleta ka praegu, mida ta ütles, aga seal tuli järjest kohe reaktsioone sellele, et tulge, kui julgete. Ja see oli tõsiselt siuke ebamugav koht, kus olla. Jah, ja teisalt oli huvitav see, et seal väga selgelt joonistus see lugu välja, et seal on 2 hinge, seal on ema ja poeg. Vello, kes lihtsalt tahab, tunneb ennast peremehena ja ema, kes siis temaga mingil põhjusel kaasas hängib. Ja et see lugu kuidagi väga selgelt nagu rullus lahti. Ja muidugi seal oli ka kõige rajum oli ikkagi see, mis ei jäänud kaamerasse, ehk siis see, kui perekond tagasi tuppa läks ja laps hakkas nutma, et onu on läinud. Siis me palusime, et palun ära sega enam või ära lapsi enam hirmuta. Meie olime sillas seda kuuldes selles mõttes, et puhastatud ju sai, eks ju, ja sa ju saatsid ära Vello ja siis me läksimegi sealt selle teadmisega ära, et Vello nüüd lasi lahti sellest asjast või vähemasti ei tüüta enam neid elanikke. Ja siis selgus, et nii hästi siiski ei läinud, tagasi ta oli ja vist just võõrastele ikkagi näitab selle kohta kätte. Aga vähemalt omas ei kiusa enam, mis on nagu tore. Jah, mis oli ka ju mõnes mõttes eesmärk ja teisalt, ega me ei ole mingid spetsialistid, on ju. Et kuigi Pärnus me saime teada, et me oleme ikkagi Eesti kõige paremad ja kõige ilusamad tondikütid, ega 2000 kilo 2 peale kokku. Geniaalne. No nalja peab ka saama see. Ja meil alati ka saab nalja, et selles mõttes lihtsalt need emotsioonid on alati nii laes igat pidi, et vahel läheb käest ära. Aga oli sul Vellost veel mingeid hetki, mis meelde jäid? Tead, ausalt öeldes seal koha peal nagu üks hetk oli, kui me läksime sinna üles sellesse tuppa, kus keegi ei käi ja me hakkasime seal spirit box'i tegema. Ja siis mul oli selline tunne reaalselt nagu üsna jupp aega, et keegi on täpselt mu selja taga, aga seal oli kuradi kott pime. Seal oli väga pime ja Rahises, kõik oli nagu nii, mõtlesin, et äkki ma olen ise nagu veits, aga mul oli konkreetselt nagu hästi sihuke tugev tunne, et keegi on mu selja taga täpselt ja nagu külm oli ka selja tagant kõik. Kuigi seal ruumis oli ka tegelikult ju jahedam kui mujal selles majas. Aga ma ei tea, see oli sihuke asi, mis mul jäi kuidagi sealt kinni. Jah. Aga siis saame vist liikuda Paidesse, kus meil ikkagi ehmatati kaameks, ikkagi täiesti kaameks ja jällegi juhtus asi võtete pausi ajal. Õnneks meil selleks ongi staatilised kaamerad vajalikud, et ikkagi midagi jäi peale. Ja see kolin jäi peale, kahjuks ei jäänud nagu peale see füüsiline akt ehk siis nende karkude kukkumine. Aga kuna see maja kostus nii hästi läbi ja me olime täpselt sellesama toa seina taga väljas, siis see
noh, see oli, ma mäletan, kuidas me lihtsalt vaatasime üksteisele otsa, meil ei olnud telefone, mitte midagi, me olime lihtsalt just välja astunud, kaameramees oli poodi läinud lõhesaiu tooma, mis on nagu, täiega tahaks lõhesaiu. Kuule, sööme täna lõhesaiu. Noh, davai. Mul on sulle to-do list ka tänaseks veel, aga sellest räägime pärast. Ära stressa mind liiga auti. Aga jah, et see karkude kukkumine, noh, muidugi on alati võimalik, et Tegelikult, nii, kas me saame täna öelda 100% kindlusega, et need olid need kargud? ma tahtsin just nuusata, aga suhteliselt. Me ei saa midagi muidugi 100% kindlusega öelda, sest me ei ole seda silmaga näinud, aga kui me katsetasime neid helisid, siis see kõlas kõige rohkem nii. Sedamoodi. Ja need kargud, jah, me ei leidnud vist ühegi lindistuse pealt seda, kas need olid enne üleval. Ei leidnud jah, ma olin ise filminud nagu reaalselt nende karkude kohalt, aga ma ei tea, mis X põhjusel ma siis need kargud ise nagu pildist välja jätsin nagu. See oli nii sür, sest me vaatasime ju kõik materjali läbi, mis me olime eelnevalt salvestanud sealkandis kohe ju koha peal ja ei saanud nagu üldse targemaks selles osas, kas need kargud olid püsti või need olidki pikali nagu. Aga lihtsalt see oli õudne, see oli kohutav. See, et mõtlesin, et ma ei lähe lihtsalt sinna sisse enam, nagu unustage ära, mis kuradi ööseks te räägite siin. ja see oli koht, kuhu me pidime reaalselt ka ööseks jääma ja see oli koht, kus me tolle hetke seisuga olimegi kõige kauem. Me ikkagi tublisti pärast südaööd, me alles vist südaöö paiku läksime 2 sisse ja seal olime vist 2 tundi vist ei olnud päris, onju, aga mingi, no lihtsalt me vist ei, mul on veel kusjuures endal 3. osa vaatamata, siis vahepeal läks niimoodi, et Heidi ainult monteeris neid osasid, nii et aitäh sulle, et sa oled vedanud seda hooaega montaažis kõvasti. Aga I love it nagu, mulle nii meeldib seda teha, see on täitsa õudne lihtsalt. Mulle ka. Ma ei tea, mis ülejäänud aasta nüüd saab, sest et kas me siis proovime vist niimoodi, et me hakkame tegema vaikselt siin aasta peale, käime siin ja seal püüdmas ja siis teeme ühe korraliku spooky season'i teile iga kord. Me püüame ja noh, vähemalt hetkeseisuga on meil päris korralik list juba kohtadest, kes on kas kutsunud meid või meil on nõusolekud olemas. Ja noh, alati võib meile muidugi juurde pakkuda, et selles mõttes Patreonis keegi just pakkus, et te võiksite Seevaldisse minna ja midagi pakuti veel. Et selles mõttes, et Seevald oli meil loomulikult esimene, mis läbi käis, see juba aastaid tagasi, kui me veel Postimehes seda tondi küttimist tegime, mis iganes nime siis see saade kandis seal. Aga need lingid on Patreonis ka olemas, alla kirjuti siis leiate ülesse või siis otsisõna kasutades, aga noh, me oleme kõik need kõige tuntumad ju ammu ise ka läbi mõelnud, küsinud, rääkinud inimestega ja kui me ei ole käinud Seevaldis, siis see on sellepärast, et me ei ole lihtsalt luba saanud ja me ei saa minna kohtadesse, kus meil ei ole filmimise luba ja kutset. Nii et jah, muidugi tahaks Patareisse, tahaks Seevaldisse, tahaks nendesse kummitavatesse restoranidesse, hotellidesse. Patareisse me veel vaatame siin, mis saab. Ütleb ta kavalalt. Ja. Et igal juhul Patareis ma olen ühe korra küsinud luba, aga me ei saanud seda toona, aga ühesõnaga muidugi. Keegi ei tea, mis uued arvavad asjast. Aga Paides, kas seal oli meil, issand, seal oli ju meil see nukkude tuba, mis oli täiesti wild, kus me saime nekrofoonikus, kus meil olid need vilkuvad pallid nagu panid täiesti pöörast ja me kuulsime telefonis mingit lauset, aga kui ma pärast vaatasin seda kaamera salvestist, siis see ei olnud nagu lause telefoni juures, vaid see tuli maja pealt mingi nagu karjatus või mingi nagu hüüdmine. Et see on ka väga huvitav, ma siis sel hetkel ka väga palju mõtlesin selle üle, et huvitav, et kuidas see niimoodi on, et meie kuuleme nagu midagi ühtemoodi ja siis pärast nagu üle vaadates noh, selgelt seal oli midagi ja see tuli maja pealt, see ei tulnud väljast. Aga et see ei olnud nagu see lause, mis meie kuulsime, et jah, et see tehnika ikkagi noh, viskab selle filtri vahele ja
ja teeb midagi, aga noh, see kõnekatse on üks mu lemmikuid olnud läbi aegade. Aga ma ei arvanud, tähendab, ma ei teadnud seda siis veel, et see on ka väga palju tühja passimist, sest et lihtsalt Korter 13 see töötas nii super hästi. Ja ma arvasin, et see saab ka alati niimoodi olema ja muidugi ta töötab meil hästi ka Postimehe majas. See oli see, kui keegi konkreetselt ja, sõitis mulle kõrva, vaimud. ja keegi hingeldas seal kogu aeg ja siis me kuulasime mingit koosolekut pealt seal telefoni otsas, ma mäletan. Ja. aga seal Paide vanas haiglas oli minu meelest kõige creepim asi, oligi see Necro, sellepärast et Necro on ju inglisekeelne Ja. tegelikult. Ja kui sa kuuled sealt, reaalselt olidki ju eestikeelsed laused lõpuks ikkagi. Seal oli nagu mitu-mitu full lauset tuli lisaks nagu üksikutele vastustele ja ma kuulasin läbi neid siin ja no seal ei olnud nagu seda, et noh, lasin oma skeptikutele siin, need olid ka nagu midagi nagu väga kommenteerida ei osanud, onju. Et siis selles mõttes minu meelest hullult veider oli just see, et sama häälega jälle üks asi, mis Spiritboxi puhul ka alati on eristav asi, on see, et nagu üks ja sama hääl tuleb läbi ja räägib sulle puhast eesti keelt ja need asjad, mis sealt läbi tulid, olid täpselt mingid siuksed asjad enamuses, mida olekski võinud tollel ajal seal haiglas kuulda, kui sa seal olid. Ehk siis põhimõtteliselt see oli nagu mingi siuke ajakapsel või nagu ma ei teagi, kuidas seda. Inglise keeles on see residual haunting on ju, et mingi kaja nagu minevikust. Aga sa kuulsid Paides veel midagi, mida jällegi ma hetkes, kui ma vaatan kaamerast järele või noh, videost järele, mulle tundub, et ma kuulsin ka, aga ma üldse ei mäleta või ei mäletanud, et selline hetk oli, kui me olime üleval Punases toas, tegime Spiritit ja sa kuulsid samme. Aga mul ei meelest läinud see täiesti ja siis, kui Mont oli, siis ma olin nagu mingi hold on nagu. Siuke asi oli ka. ja oligi ja need sammud ju olid jäänud konkreetselt selle alumise staatilise kaamera heli sinna peale ka. Ma pean tunnistama, et mina ei kuulnud seda, et võib-olla ma, issand, koer ja lehmad sind poolsurnud. Ma tegin sellega konkreetselt nii, et ma lükkasin need ajajooned kokku, ehk siis see staatiline kaamera oli täpselt sama järje peal, nagu meie olime üleval. No me teeme alati seda. Ja seal oli ka kuulda nagu neid samme. Täpselt samamoodi. Ma ilmselt lihtsalt pean heli valjemaks panema. No me muidugi väga sageli teeme seda, et kui midagi me kuuleme, et siis me panemegi järgmises korduses on ju, paneme valjemaks või puhastame heli kuidagi. Aga jah, ma pean tunnistama, et sellel hetkel, kui ma seda läbi vaatasin, mina ei kuulnud seda. Mul oli ka meelest läinud, et need sammud olid. Ja need sammude asja on meil olnud varem ka, et sina nagu, see oli eelmises hooajas, kui me käisime seal Rumba jaamas, et sina kuulsid samme ja mina ei kuulnud, Õnneli kuulis ka, et ma olen ilmselt lihtsalt kehva sammukuulja. Immuunne. Välja arvatud siis, kui need on seal Pärnu vanglas. Siis ma kuulen monteerides. Äkki selles, et peavad olema jooksusammud, mitte siuke rahulik kõnd. Just. Aga Paidega jäi mind kõige rohkem vaevama see, et meie tähelepanu tõmmati kogu aeg sinna ühte tuppa ja ühele maja poolele, aga tegelikult, ma mäletan, ma ka ütlesin seda seal saates, et tundub, et kõik käib seal, aga seal oli nii palju sellist, mis jäi meil avastamata. Pärnus tegelikult samamoodi, mitu kambrit jäid avastamata ja noh, kahju on, mis tähendab seda, et me peame kunagi tagasi minema, meil on õnneks võimalus tagasi minna ja uurida uuesti. Aga minul on nüüd Paide 3. osa vaatamata, sina täielikult monteerisid seda. Ma algust hakkasin vaatama ja nägin seal seda, kuidas ma üritasin seal lauale ronida. See oli see, et seda ära pane ja siis ma olin mingi, ei, sellest tuleb ja siis kõik algabki lihtsalt sellega. Aga see oli sooloepisood. See oli jah minu sooloepisood, sest et issand, me vist vaatasime seda algust Kallimaga koos ja siis ta oli nagu, ma olin talle öelnud, et ma unustasin kaamera käima panna ja siis ta vaatab seda ja siis on nagu mingi, Taki, pane kaamera tööle, siis mul on kõrval mingi nagu, ma tean, et ma peaks panema, mul juhtub jumala tihti seda. Meil oli seal mingisuguseid optsioone, aga ma otsustasin, et ma ainult oma kõhtu ei pane sinna vahele.
nagu pigem olgu sina juba lihtsalt vaata. jah, nende käsikaameratega on see, et esiteks nad ei ole meil kõige kvaliteetsemad ja ongi see, et see pilt on ju seal väikses selles mis iganes ekraanis on ees ja seal peaks olema suurelt sihuke punane rekk vilkuma, aga seal on see väike punane pallikene kuskil nurgas ja kui sa ei märka, et see ei vilgu, siis jääbki tähele panemata ja mul juhtub seda liiga sageli, rohkem, kui ma tahaks tunnistada. aga pole hullu, seal me tegime vist, mina vist tegin Estest seal teises toas. Jah, me alustame seal 3. osas Necroga, siis teises toas oli Estes ja siis me liikusime sinna mingi arstiruum konkreetselt, kus oli see tool keskel ja need väikesed mollid igal pool ja siis see röntgeni see pildi see taust vaata või asi. Siis sa tegid seal veel Taro. Täiesti meelest läinud. Taro tegid seal. ja siis rohkem, siis me pakkisime vist kokku ennast või? Siis meil oli juba, korjasime asju kokku ja siis oli nagu we are done selle kohaga, sest et see oli ja see võttis ka tohutult läbi ka, me olime ajaliselt seal tõesti väga kaua, 6 tundi äkki või? Ja see oli ju see crazy nädal põhimõtteliselt. Kus me tegime järjest 3 või 2, ei me tegime 2 nädala jooksul, tegime vist 3 location'it. Ja kõik olid Eesti eri otstes ka, on ju. Ja kõik olid Eesti eri otstes, siis mina vaata vahepeal lendasin ära veel, siis tulin tagasi ja põhimõtteliselt otse sinna Lennujaamast. Jah, et see oli nagu, see oli crazy lihtsalt. Ja, seda nagu korrata ei taha. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult mulle meeldib. ei, mõnes mõttes oli see hea, sest vaata, kogu see tondi küttimise asi on natuke nagu põgenemistoad, miks mulle väga põgenemistoad meeldivad ja aitäh siin ka siis Wittgensteini põgenemistubadele Paides, kes seal Vannas haiglas tegutsevad, et palun ikka minge, hoidke Paide elu ka elus. Et sa lihtsalt oled selles hetkes, sa ei mõtle mitte millelegi muule, sul ei ole ühtegi muud stressimõtet peas ka, sa oled täiesti teises maailmas ja see niimoodi tõmbab kõva kette nagu puhtaks. Et selles mõttes on see nagu hullult mõnus ja nüüd meil on tulemas siis selle hooaja viimased 3 episoodi ühest lokatsioonist, vist 3 on ju? On 3 vist jah, peaks tulema küll välja. Ma olen alles alustanud selle monteerimisega, aga kui ma siin paar päeva tagasi panin siis Huawei telefon on siis, mida me ei kasuta, aga me kasutame seda staatilise kaamerana ja seal oli vist 4 tundi materjali ja ma ei saanud seda kuidagi telefonist kätte, kui ma lõpuks siis sain ja ma hakkasin seda juppideks tegema, siis ma ei oskagi, see on mingi valgusfenomen. Ühesõnaga, me võime vist öelda asukoha, täpsemaks ei lähe, aga me oleme Lõuna-Eestis. Lõuna-Eestis oleme ja ühes majutusasutuses ja seal on nähtud mustade juustega. Meid ka üks armast kuulaja. Jah, just, aitäh sulle. Ja seal on nähtud mustade juustega naist ja me paneme selle klipi siia lõppu ja selle klipi kohta me saame siis öelda kontekstis seda, et see kaamera filmis seda kohta, kus kõige tihedamini seda kummitust on nähtud, temaga suheldud. Ja sellel hetkel on niimoodi, et me tegime võtetes pausi. Teie olite poes, mina olin juba tagasi jõudnud poest ja ma olin koeraga üleval oma toas. Ja siis ilmus see imelik valgus. Ja ma, ühesõnaga, kui te nüüd seda vaatate, seal on üks must post, mis oli siis trepipost on ju, ja kaamera filmib diivani poole, diivani taga vist oli, kas seal oli peegel või aken? Aken oli see vist. Aken, jah, ja siis see valgus ilmub nagu sinna posti juurde. Mina ei tea, ma vaatasin ja mina nägin seal ikkagi nagu seda tädi. Võib-olla et see tädi oli nii kõige keskmes terve see aeg, mis me seal olime. Või ma ei tea, mina nägin seda tädi seal, aga võib-olla, jumal teab, mis see on, aga midagi seal on igal juhul. Midagi seal on ja see on
ja see ei tule selles mõttes väljast, et see aken ei näidanud tänavale, see on täiesti sisehoov, kuhu ei tule ka autotuled sellisel kujul ja isegi kui tuleks, siis autotulede iseloom on hoopis teistsugune, sest et ta vaikselt nagu ilmub, läheb hästi heledaks, on natuke aega ja siis kaob samamoodi hästi vaikselt ja hiljem on paar korda sarnast asja, aga siis ta on nagu kahvatum. Nii et ühesõnaga, me ei tea, mis see on. Hea, et me ei teadnud sel hetkel, mis see on, sest et me ei oleks suutnud ööbida seal vist. Ja see on ka nüüd esimene koht, kuhu me ööseks jäime ja see on koht, kus me saime nii raju EVP, et hoia ja keela. Või esimene koht, kus me üldse või teeme EVP sessiooni nagu selles mõttes ja kohe esimesel korral saada nagu nii crazy evidence sealt, see Jaa. on nagu Pluss meil on seal üks väga-väga tore külaline kaasas ja teda ma ei reeda, et te saate seda teada ilmselt 21. novembril Lege laivil, kes on tulemas ja teised siis 22. siis Patreonis ja nädal hiljem siis detsembris. Ja panemegi jõuludeni niimoodi välja, et sealt tuleb siis jah nüüd viimased 3 osa. Aga sellega vist on meie väike recap tehtud. Ma loodan, et teile on pakkunud see samamoodi elamus ja nii palju, kui me oleme vastukaja saanud, siis on, mis on väga tore, sest et eks me teeme ju seda mitte ainult enda pärast, vaid ka selleks, et teil oleks tore ja kõhe ja mõnus. Mõnus, et me oleme sellise pöörase asja ette võtnud ja me oleme seda tõesti aastaid juba teinud, on ju. Aga niimoodi omal käel teha on ikka hoopis teine asi. Ja palju lahedam, sellepärast, et vabadust on nii palju. Teed, mis tahad, kus tahad, millal tahad, põhimõtteliselt ja nagu... ka ajalises mõttes, et kui me seda Postimehelt tegime, siis see pidi mahtuma 20 minuti sisse, sest et kõik arvas... Üldse. Mis asja? Et kuidas me saime seal üldse nagu nii... No meie tore kaameramees, monteerija Remo seda kuidagi tegi, aga noh, selle jällegi mulle tundub, kui palju läks raisku, eks, et tegelikult kui kõike seda materjali ja nüüd me näeme, kui palju tegelikult on, et me isegi, meil jääb ka väga palju välja, et kui te olete meie Patreoni liikmed, siis te saate seda musta materjali tundide kaupa vaadata, et mis seal kõik on, on ju. Et ise, te näete ise, kui palju tõesti tuleb tundide kaupa materjali mitmes kaamerast korraga, sest me oleme ju koha peal, on ju, mitu tundi ikkagi. Ka öö läbi olime nüüd seal majutusasutuses, nii et aga viimane koera saba on jäänud ja ma arvan, et kõik episoodid on olnud omamoodi ägedad, oma tugevustega ja nüüd see Lõuna-Eesti oma tuleb ka oma vägevate hetkedega kohe kindlasti. See vist tõenäoliselt on meie kõige naerurohkem location ka. Seal tuli kuidagi ennast nagu täie mõistuse juures hoida või nii. Reaktsioon on alati hästi palju naerda, nii et see tuleb lõbus ka veel kõigele lisaks, jah. Kas me anname vihjeid külalise kohta ja te saate siin kommentaarides pakkuda, kes see on? Tegemist on väga tuntud sisuloojaga. Ta on naissoost. Ma tahtsin just öelda, kes ei ole Kris Poiss. Kes ei ole Kris Poiss ja Kris Poiss ei ole meie väljakutset veel vastu võtnud. Võite arvata. Vaadake, kas te arvate ära. Mallu ei ole. Ta on üübernunnu, tal on mega palju energiat, ta on igatpidi üleni armastusväärne ja nüüd on ta täitsa niuke ametlik kummituste jahtija ka veel pärast seda kõike. Jah, aga kirjutage kommentaaridesse. Also, oluline asi, see kirjutage kommentaaridesse ja siis palun subscribe nupp on ülioluline, sellepärast, et ma vaatasin just. Meil on kohe 2000 täis. Et natuke on veel puudu, mõni üksik reaalselt, nii et kui te olete laiselnud ja vajutamata jätnud siiamaani, siis... Teeme selle ilusa 2000, teeme, et see oleks meie moraalile väga hea, aga suur aitäh, et te meid jälgite ja suur aitäh, et Tondijahte ikka vaatate ja meile kaasa elate ja mis ikka, teate küll, mis seniks teha, püsige kõhedad.